Riigikaitselaager on üks osa siis ainekavast, soovituslikust ainekavast, kus eelnevalt on siis 35 tundi läbitud erinevaid teoreetilisi teadmisi, mis annavad siis ettevalmistuse välilaagriks. Ja välilaager on siis terve selle ainekava ja kursuse nii-öelda finaal, kus siis omandatud teoreetilisi teadmisi on võimalik siis praktikas kasutada. No, kokkuvõttult võib öelda, et tegemist on siis sõduri baaskursuse minivariandiga, kus siis 2 päeva on kokku surutud kõik need sõduri üksikoskused, mida siis omandatakse sõduri baaskursuse jooksul. Siin alla jäävad siis üksikvõitleja liikumisviisid, maskeerimine, välilaagri püstitamine, laskeharjutus, meditsiin ja loomulikult ka riviõpe. Olen siis riigikaitselaagris 3. aastat ja seast olen siis laagriülema abi. Laager on väga teistmoodi, see on hoopis teistsugune tunne koordineerida inimesi, kui sa muidu oled ise olnud üks nagu rühmast ja seast on veel teistmoodi ka see, et kui muidu oleme rühmadena, seast on jagudena. Ma ütleks, et laager on väga tore, väga hea ilm on. Minu arust see on fantastiline võimalus, et saada inimesi välja virtuaalmaailmast ja toamaailmast, et lihtsalt tulla siia laagrisse ja veeta üks nädalavahetus värskes õhus, nii et telefonid on taskus ja pole aegagi nende peale mõelda. Mis ma veel ütleks? Meil on abis logistikapataljoni ajateenijad, nad on väga tublid ja väga hea, et just nemad õpetavad, et võib-olla nendel on natukene lihtsam anda õpilastel edasi seda kõike, mida õppima peab, et võib-olla need seersandid on teised siis, kes on juba kogenumad ja tegevkaitseväelast, et võib-olla neil on see natukene raskem. Teooriast me õppisime märke, kuidas relvad laskma ja teise sellest osast. Meil oli praegu ainult 3 tundi ja praegu mulle meeldib, see on põnev. Ta annab seda, et näha, kuidas elavad ja töötavad sõdurid ja kuidas kaitsa oma maad. Võib-olla kui sa lähed armeesse sellest, et näha ja teadma.